No ma ei tea, kas kuulete, aga see alles Tenar on juba vana asi. Nii. Ma just jooksin, täitsin veepagid ära, viisin musta vee ära. Möllasime siin veel viimaseid koristusi, asju kokku pakkida, kaabli kokku kerida, kõik asjad. Ja nii pea, kui mina see juhi istmele istusin, hakkas sadama. Et Kristin tegelikult taga veel teeb veel viimased puhastused ära. Aga Kristin, kuhu me minema peame? Ales Tenar. Alestad on siin. See ei ole linn, sa pead otsima mingi muu linna järgi. Tuksis. Ma vaatan korra kaardi pealt ja siis lähme. Kõigepealt lähme Ikeasse, sellepärast, et meie panime oma selle jalamati õue. Eelmine kord vaata, viimases kohas mäletate. See natukene uppus meil. Noh, panime seekord siis kah bussi alla, et tundus, et siin ta ei saa seda märjaks. Noh, sai ikka. Ja rullisin kokku, et hakata prügikasti viima ja siis keerasin külili ja siis lihtsalt voolas sealt vesi välja. Seega me otsustasime, et me viskame ta ära ja kuna kell on alles 10.53, siis me käime Malmö Ikeast läbi. Vaatame, äkki saame uue matti. No siin Soome või Rootsi Ikeast peaks ikka saama. Näete, unustasin võib-olla eile näidata. Mainisin küll, aga seal kaugel läheb see sild Taani. Näed mingit silda või? Kuule, neiukene, noorekene. See, ma ootasin, kui sul on mingid asjadega. Et lähme käime Ikeast läbi ja siis lähme sinna Rootsi Stonehenge'i. Hakkame liikuma. Mul on pandud sinna 2 teekonda sisse. Olgu, hit the road check, mina täna puldis. Me tulime jalamati järgi. No põhimõtteliselt kõik on bussi. Aga vaata, mis õues toimub. Let's go! Kitsas on! Kuhu sa pea ära lõid? Jopt või Matt, kuidas nii väike inimene saab nii kõrgesse bussi pea ära lüüa? Käes on reportaaž, mis selle koha nimi oli? Küla nimi oli mingi Kooseperga. Ja Ales Tenar on siis see Rootsi Stonehenge. Aga hetkel, no vihmasadu on väiksemaks jäänud, kohe kindlasti. Ja me peame kiirelt minema. Aga nii on, Kristin läheb, otsib meile vihmavarustuse välja ja siin peab veel maksma ka parkimise eest. Ole hull nüüd, noh. Ma ei tea, kui hästi kuulda on. Mind on õri hästi kuulda. Sa palun ära karju siis. Ma proovin. Nüüd me oleme siis jõudnud siia loodetavasti õige raja peale, kui me minema peame. Parkimise eest pidi maksma, aga õnneks ei olnud palju, tunni aja eest 50 senti. Me maksime Göteborgis 50 senti 2,5 tunni eest. 2,5 tunni eest. No selles suhtes on kallis. Aga võtame selle matka ruttu ette. Tundub, et sinna natukene siin saab väga mustaks. Kuidas? Siin saab väga mustaks. Saab, jah. Et siia ei tasu oma parimaid riided selga panna. Valgeid tosse mitte. Räägib see, kellel on mustad tossud valge põhjaga. No see pole hullu. Mul on ikkagi must. Mul on teised variandid on lumivalged ja siis on roosad ja siis on plähvarid. Sellest suhtes mul on parim valik. See ongi see ehituse et see... Meil on vihmakeebid ka taskus, et me ei peaks kogema loodetavasti sama asja, mida me eile kogesime, kus me olime läbimärjad.
aga meie bussis ei ole seda gaasikütet. Või no põhimõtteliselt on, me võime selle grilli seal põlema panna. Pliidiga, raiskame oma pliidigaasi ära. Et selleks... bussis sooja saada. Ja riideid kuivatad. Jah. 7 sotti veel minna. Nagu näha, on ka tõmmatud peale järgmine kiht kaitset. Kui palju see kaitseb, ei tea. Vissimuu. Ta enne vaatas jumala pikalt mind. Ja kui ma tulin, siis ta keeras selja. See heli on kindlasti hästi hea praegu. Nagu Šotimaa, kui tsiteerides Kristinit. No ma ei tea, kas kuulete, aga see Alestenar on juba vana asi. Täpselt ei teada, miks pärast see ehitati. Kas selle jaoks, et seda mingit tähtsat inimest väärtustada? Kas selle jaoks, et laevad saaksid seda kasutada? Või äkki viikingid tegid sellest hoopis mingi matmispaiga? Vot ei tea. Öeldakse, et hea ilmaga olevat pidanud seda nägema päris kaugelt mere peal. Üks asi on kindel. Ajalooline on ja väga vana. Ja juba ta paistab ka. Siin on 59 kivi. Ma ikka keeran ümber. Siin on 59 kivi. Ja iga kivi kaalub umbes 5 tonni. Päris jõhker. Läheme vaatame üle, mis asi see on. Kristin on vähe hädas meil. Aga vabam. Siin need kivid on. On alles elamus, noh. Siin on päris hea. Täiega hakkas sadama ka. Vinged on. Need pilved, mis sealt tulevad, on veel vingemad. Aga kujutate ette, kuidas siin omal ajal kuskilt sealt tuli viikingi laev. Suurelt uhkelt möllas. Nägi juba kaugelt tuttavaid kive. Ja teadis, et kodumaa rand on lähedal. See võis äge aeg võiks olla. Õudne ka. Aga ma arvan, et ikkagi äge ka. Teeme veel mõned pildid ära ja hakkame tagasi ka kõndima, sest see ilm, mis sealt ootab, tundub olevat selle vihma järgi, mille eest me ära sõitsime. Seega, vaatame, mis see Kristin teeb. No nii, nüüd oleme alla poole olnud siin natukene vaiksem, kuidas oli. Siin me ei kuulnud seal üldse. Mul ei olnud mikrit. Ja sa olid kuskil kaugel. Mina vestlesin oma jutud ära. Aeg on sinu kord. Ei, mulle meeldis küll. See oli täiega lahedas kohas. Noh, ilm oli siuke, et sa pidid silmi kissitama kogu aeg. Aga muidu oli äge. Ei, minu meelest oli väga äge. Ja see kallas oli praegu täpselt nende lainetega, nagu oleks kuskil Iirimaal või Šotimaal. Vihmakeebi selgapanek oli, ma ütleks, üks väga hea otsus. Inimesed tulid meile sellise tuulega vihmavarjudega vastu. Kahjuks see suurus on uniseks. Et noh, Kristinil on käsi nagu sees. Mul on veel veerand kätt väljas. Seal oli prügikast, kus oli vihmavarjud sees. Inimesed, noh, seal oli nendega oli ripp. No seal üldse inimesed tulid oma vihmavarjudega, see oli komöödia. Seal oli siuke tuul, et noh, kui sa käid selle vihmavarju ees, siis sa niikuinii ei näe midagi. Ja kui sa keerad teistpidi, see vihmavari läheb. Siis vihmavari on juba katki, jah. Ja siis ta läheb katki. Ja me vaatame korra siia sellesse poodi ka. Siin on ilusad lilled ka. See oli äge mingi Traveler Adventure pood. Ja vaata, kui äge see on seal. See on ägedat värvi. Issi, ma tahan ka siukest värvi. Palun värvi ära. Ja common room, ma räägingi üldkasutusruum. Väga äge pood oli. Hinnad ei olnud nii ägedad, aga arusaadav ka. Need olid suhteliselt nagu ikkagist. Ma ei tea, kas ma just 170 € rätiku eest, mida ma saan selga panna, maksaksin. Poncho rätik. Kas ma maksaksin või 71 € mingi taskulambi eest, aga siiski väga äge pood ja seal taga oli siis nagu üldkasutusruum. Said muusikat kuulata, kaarte mängida, seal oli wifi. Niisama istuda, ma arvan, praeguse ilmaga hea kuivada seal. Väga äge. Meil võis ka siukseid asju olla. Näe, siin on isegi näha
mis firmad seal on. Snäkke, suveniire. Parkering. Ja parkeringi tagasi. Tšau, lähme kuivama. Käisime siis teile juba nähtud, nüüdseks nähtud mööda metsateed. See oli meie esialgne kämpamiskoht. Leidsime selle üles, aga seal oli natukene kaldus ja värki. Üks akslane oli ees ja mind jäi natukene painama värk, et ma olen kuskil pärapõrgus, veerand paaki kütust ja siin külas kuskil oli üks siuke kahtlase väärtusega tankla, kuigi püstolid asjad tundusid okeid ja isegi see terminal asi oli küljes. Aga siin rajoonis üldse, kus me praegu oleme? Tere see tee, see oli mingi turistitee nagu. See oli jah, mingi selle lille märgiga jälle turistitee. Aga siin on jõle palju napuid. Sa tulid mul ette nüüd? Mis siis? Astu paremale, palun. Võt nii. Ja tegelikult teel siia, mööda seda turismiteed siit, seda lillelist. Nägime siis ka, on mingi sadam, kus on ka nagu parkimisala, aga me ei tea, kas siin on nagu camping forbidden või mis iganes selles keeles on. Aga me praegu tulime ja autasime vaatama. Siin pole kedagi. Aga meie probleem on see siin. Et siin on väikene forbidden. Lähme tagasi. Me siis tulime sealt poolt. Meil on uus vaip ka. No, igast ossime. Juba must. Nagu meile kombeks. Meil olid pesud kuivasid väljas. Ma ei jõudnud isegi näidata. Hakkasin Insta-postituse pilte tegema valmis. Näen üle sealt. Et tuleb siukene natukene kahtlane. Ütlesin Kristlile, et läks me peame siin vist natukene hakkama toimetama, sest varsti võib hakata sadama. Ja nii peab hakkasime toimetama, hakkas tibutama. Mina jooksin taha, võtsin asjad kokku, riided kokku, Kristlin siin pesi veits. Oi, hästi. Kiired matid asjad sisse, platud sisse ja uksed kinni ja tuli läraki niimoodi, et kõik klaasid on läbi märjad. Aga nüüd me naudime natukene muusikat. Ma teen need pildid veel paar tükki seal postituse lõpuni. Kristin paneb Excelisse veel kulutused kirja. Ja siis ma arvan, et hakkame teid siit sinna arvutisse ümber tõstma ja vaatame, mis juht toob. Mis ta siin ikka tuua on? Vihma. Aga me naudime oma komme edasi. Ja ma arvan, et ega siin täna meil rohkem midagi huvitavat pole. Olgu, kuulge aga teile nägemiseni homme hommikuni. Tere hommikust. Tere! 8. hommik või? Jah. Uskumatu. Ongi 3 hommikut veel jäänud. Praegu tundub ilm nagu enam vähem. Täna me lähme siis sinna National Parki. Aga eks me pakime kokku, peseme nõud ära. Meil emergency peatus. Me peame sildist ühest pilti tegema, aga see silt on nii kaugel. Siin on. Selle story on siis see, et kodus on üks koer nimega Rüü, sama kirjapildiga. Aga siin on neid mitu. Ja see on siuke linn, kus on neid mitu. Siis me pidime pilti tegema. Nüüd lähme tagasi.
Kus me oleme? Näed sa seal? Ei no seda nad juba teavad. Me lähme mööda seda Voh. oranži rada. See on 2,6 kilomeetrit. Mul on juba kiire toss jalas. Ehk siis see läheb linnutiivul. Jällegist peame tõdema, et Eestil on midagi õppida. Palun tehke oma peldikud korda Eesti. Praegu oli teine kuiv käimla üleüldse. Valgeks värvitud seest. Hästi puhas. Ei aisend mitte midagi. Seega Eesti palun õppige midagi. Käte see puhastus, see sanitizer oli vetsus ja kuna kraanikauss ei olnud. Vaadake, see on juba pokud. Need on kivid. Need on kivipokud. Me oleme juba 200 meetri ära käinud. See võib-olla läheb nii kiiresti, et me peame ühe matka otsa tegema. Kristin. Too ära. Ai, sealt vist tulebki kes toob ära. Ai, see toob ära. Oi! Super. See oli küll armas. Ta oli nii õnnelik. Jaa, nüüd on tuksis. Oot. Siin on mingi paragrahvi märk. Tildräde Förbjutten. Midagi on keeratud. Kuni 31. juulini. No. Aga meil on juba august ju. Jah. No siis lähme. Olemegi lõpus tagasi, alguses tagasi. 2,6 kilta, päris okei. Meil jälle vedas. Saime jälle käidud niimoodi, et ei saanud vihma. Aga vaatame, kas on mingit kohta, kust läbi keerata ja siis, kus me ööpäev sööseks jääme. Bussi tagasi. Tere! Tere! Me oleme Väksiöös. Oleme Väksiöös. Peatänaval. Peatänaval. Ma loodasin veidi, et me leiame siit mingi matkapoe. Ühe leidsime, päris äge pood oli, aga seal olid ainult matkaasjad. Seal nagu bussidele ja kämperitele nagu varustust ei olnud. Ja ma lootsin, ma leian laua sealt, aga lauda ei olnud ka. Ja lauda me ka ei leidnud sealt. Seega meil oli igatepidi tjuksis. Siin on väga palju erinevaid poid. Poid või? Lähme siis kohvikusse. Yes. Kohvikus sai käidud. Väike kook ja kohvi jälle sees. Mul tekkis natukene uni, sellepärast oli ka vajalik see. Aga kuna meie aeg hakkab täis saama, siis me peame tagasi minema. Auto juurde. Auto ja juurde. Siis vaatame. Lossi juurde ja siis magama. Siis magama. Normaalne päev. Kas me täna oleme tasulises või tasuta? Ei tea veel. Sellest sõltub ka tegelikult, kas me täidame veepaake kuskil tanklas või mitte. Et seda me peame nüüd arutama. Aga noh, me võtame selle teema käsitlusse ja anname teile vastused teada esimesel võimalusel. 3 tööpäeva jooksul. 3 tööpäeva jooksul. Jõudsime siis kohale oma ööbimiskohta. Me panime ka nööri ülesse, panime asjad kuivama. Panime isegi varju ülesse, näete. Ma olen aru saanud, et see tegelikult ei ole just kõige parem vari. Et meil on ikkagi teise kuivu varju vaja. Ja lugu selline. Hakkas sadama. Kristin vaatas ilmateadet, ei pidanud hakkama sadama. Aga hakkas sadama. Küll mitte palju, aga siiski hakkas sadama. Ja siin me nüüd oleme. Toolid kokku pakitud, plätud natukene märjad, päiksevari, mis võib-olla vihma ei kannata. Püüdsin kinni. Võib-olla vihma ei kannata, on üleval. Ja nüüd jälle tiksume. No, vähemalt meil on voolu. Me peame varsti minema, mis see kell on. Saame minna, me ei pea veel. Kristin minutu järgi, me saame. 18.45, 19.00 peame retseptsiooni minema, et siis maksta oma tänase majutuse eest. Näete, Kristin tegi süüa. Selle vuldime kokku nüüd noodi. Food time! Ei ole just kõige ilusam söömine, mida filmida. Mu üks lemmiksööka. Täna õhtul siis peale 2-3 õhtut saame me siis jälle lõpuks ometi väljas istuda. Tegelikult me pole peale esimest õhtut, peale teist õhtut ei olegi rohkem väljas istunud. Okei, seal jahisadamas ka põhimõtteliselt istusime. Nüüd on ilm on natukene loodetavasti maha rahunenud. Sokk ja sandaal. Niisugune mõnus rahulik istumine. Meil oligi tegelikult see vari, nagu te nägite eelnevalt. Aga see varises kokku. Varises kokku üks hetk. Kinnitus on nende, mul ei tule meelde,
nende iminappadega. Aga kuna vihma sadas, siis katus läks märjaks, siis see iminapp enam ei haakunud sinna ja siis ta lendas tuulega minema. Siis me ei viitsid teda rohkem üles panna. Kui naudime, jahe on. Ja, jõudsime siia, siis oli 15,5 kraadi. Normaalne suvine puhkus. Praegu mõnikümmend kilomeetrit Jönköpingust. See on siis juba seal Kesk-Rootsist natukene alla poole. Vätterni järve. Vättern, jah. See väiksem oli Väänern. Suurem on Vättern. Oleme selle väiksema ääres. Ei. Alguses panime see võtta kaart välja. Väänern, vaata teist. See Väänern oli suurem vä? Mina arvasin. Aga nimed olid õiged. Ai, kui magus see praegu oli. Ai, kui magus. Ma mõtlesin, et sa arvasid, et ma nimed ütlesin ka valesti. Nendest oli mul suva, ma praegu olen väga õnnelik, et mul oli õigus. Teate, kui vähe mul on õigus. Aga kui mul on õigus. Oi, Ragnaril oli õigus, see on väiksem. Ega siin õues palju ei jaksa ka olla. Mängime seda kardimängu, palun. Kardimängu eile me ei mänginud. Nagu kardimängu, nagu kart. Nagu sõidumängu, mitte seda kaardimängu. Ja mängime Crash Bandicoot, see Crash Team Racing Nitro Fueled, jah. Jah, ainult Crash on. Meil on kogu aeg Crash. Ja me ei saa väga hakkama. Vahest saame. Aga... Ma olen võitnud ka Ragnarit. Seis on mingi 200-le. Aga on vähemalt. Ei ole nulliring enam. Aga okei. Jätame teiega praegu siin pausile. Päris hea hüva pela siin. See veel jätkub. Me praegu peame Insta-postituse jälle ära tegema. Meie jaoks on täpselt kell 10. Ja materjal tuleb arvutisse ära tõsta, et saaks homme uue päevaga jätkata. Näete, juba tekib ilme. Ma näitan siis, kuidas see meil käib. Sealt poolt tõmbab selle kinni, sealt teiselt poolt käis ta samamoodi ja siit eest. Sealt on ilusti magnetitega kinni ja voilà. Ma tulen siia taha poole ja privaatsus on olemas. Issand, siit vaadates on praegu väga ilus siin. Seega me tegeleme nende asjadega, mida me ütlesime, et me tegeleme. Pakime täna siis kokku ennast. Vaata, sa sitaratas. Tuled mind öösel siin sööma. Pani veel pooled ja surnud lendu. Seal, seina peal. Lae peal, lambi juures, nina ees. Kuklaga. Joone peal. Ta läheb meil eesruumi, ta läheb sinna koridori meil. Pane talle. Tal juba ei olnud ammu enam jalgu küljes, mida ta lendab? No kui tiivad on olemas, mida sa siis jalgu vaja? Näeme homme.